Meelis Lao on meie varasemates lugudes avanud Eesti 90ndate kuritegelikku palet. Tänases loos kuuleme, millised on jõujooned praeguses allilmas. Eesti organiseeritud kuritegevuses on käimas pöördelised ajad. Eesti politsei teeb head tööd. Allilma liidrid Assar Paulus ja Haron Dikajev on kinni peetud. Paulus ja tema 10 alluvat on aastateks vangi mõistetud. Dikajevile on esitatud süüdistus kuritegeliku ühenduse loomise eest, tema alluvatele sinna kuulumise eest. Kuid Eesti allilma käike ei mõjuta vaid politsei. Seda teeb organiseeritud kuritegevus ka ise ja jõuliselt. Septembris mõrvatakse Nikolai Tarankov, mees, keda nimetati Eesti kuritegeliku maailma viimase 30 üheks tähtsaimaks isikuks. Kuigi Meelis Lao on kuritegelikust maailmast pikka aega tagasi eemaldunud, on ta siiski üks neist inimestest Eestis, kes nimetatud liidreid tundis ja tunneb. Nii Paulust kui Dikajevit. Tundsin mõlemaid mingid 90ndate keskelt. Selles suhtes mingid asju mul enne ajad ei olnud, läbi sai väga hästi, tere, kuidas läheb. Kui Pauluse ja Dikajeviga jäi 90ndatel asjade klaarijana tuntud Lao tutvus pealiskaudseks, siis just Nikolai Tarankoviga oli tema suhe palju enamat. Nende tutvus sai alguse 80ndate lõpus Rataskaevu boksisaalis, kus mõlemad mehed treenisid ja jätkus sealt edasi ka 90ndatel. Ma ei tea, miks või kuidagi, meil oli väga hea läbisaamine ja üleüldse minu arvamust mööda oli ta tegelikult, et võib-olla jäänud üldsusele vähekene vale mulje temast, et inimesena oli hästi meeldiv inimene. Temas midagi oli, mille pärast teda aksepteeriti, tema juttu võeti kuulda, tema juures hakati käima asjasi klaarimas, lahendamas, et oli siuke nagu vahekohtunik. Kes siis ikkagi oli Nikolai Tarankov? Kui Meelis Lao tundis Tarankovi isiklikul tasandil, siis siseminister Andres Anvelt, kelle karjäär keskkriminaalpolitseis inspektori ametist kuni direktorini välja kestis 15 aastat, puutus allilma ühe ristiisaga kokku tööalaselt. Kolja Tarankovi roll 80. lõpp, 90. algus Eesti kuritegeliku maailma kujunemisel oli kindlasti väga oluline. 90. aastate teise poole selline rahunemine vägivalla maailmas, kuritegelikus maailmas oli mingil määral tema kui autoritaarse liidri üks tegusid. Ta suutis ohjata neid pidevalt rivaalitsevaid kuritegelikke gruppe. Taasiseseisvumise järel imbus idanaabrite juures sisse tohutu hulk kuritegelikke grupeeringuid. Permist, Kemerovast, Krasnodarist, Tšetšeeniast, nimetades mõned. Lisaks veel ka kohalik linnuvabrik. Aga oli üks mees, kelle otsustega nad arvestama pidid. Tema siis nii-öelda otsustas, kellele võiks mingis asjas õigus jääda? Otsustas, pakkus välja lahendusi, ütleme nii. Sina ise ka käisid tema juures? No on olnud erinevaid situatsioone ja kui tekkisid näiteks mingisugused konfliktsituatsioonid mingisuguste erinevate grupeeringutega ja kui piisanud seda, et omavahel said räägitud, siis keegi läks tema juurde näiteks ja palus siis seda asja vahendada, klaarida. Nii see kriis. Viimastel aastatel, kas see roll oli tal jätkuvalt olemas? Ma olen üritanud sellest maailmast ikkagist distantseeruda, aga muidugi ole olemas. See natukene küll muutus, kuna kogu maailm muutub, kasvab peale uued põlvkonnad, kes ei taha kõigega arvestada, nad tahavad omamoodi teha, aga tal oli muidugi siuke roll. Muidugi vähenenud, aga oli. Vähenenud roll ei olnud aga piisav, et vältida Tarankovi eemaldamist. 14. septembril leiti Haapsalu lähedalt kalalt tulnud 63-aastane Tarankov metsaäärde pargitud autost surnuks tulistatult. Miks? Tuli see sulle sellise üllatuse šokina, et midagi sellist on juhtunud? Eks see on ju tegelikult niimoodi, et kui sa elad sellises maailmas suhted selliste inimestega, siis peab olema kõigeks valmis. Et see ei ole selline, et see tuleb nagu välk selgest taevast. See, et ütleme nagu siis nüüd tänapäeval lahendatakse kuidagi nii, ütleme sellist, nii kardinaalselt. See võib-olla oli veidi selline üllatus, aga päris selline ootamatu ta küll ei ole. Selline see elukord on. Ma vaatan mingil määral teatud ärevusega, mis nüüd edasi hakkab toimuma. Sest see loodusralli tühja kohta. Keegi tuleb sinna asemele. Kuidas ta hakkab ennast kehtestama? Ja minu jaoks on kõige olulisem see, kuidas see võib mõjuda meie turvalisusel, meile, harilikele inimestele.
Eesti allilm ei ole aga tänapäeval enam otseselt tunnetatav. Kuritegelikud jõugud on sisenenud ärimaailma ning verised avalikud arvete klaarimised on minevik. Ometi ei kao tänava kuritegevus, narkootikumid, prostitutsioon, röövimised jäävad. Kuid nende kõrvale on tekkimas uued kuritegelikud suunad. Oli nagu selged grupeeringud, kes millega nagu tegelesid. Nüüd on selline, ei ole need selged grupeeringud, kasvavad peale noored, isegi loedusid. Põsktubaka ärimehed, mis on keelatud, mida juhib kapo kõrge juht. Lao räägib siin politsei- ja tolliametnike viimasest suurimast töövõidust, mille keskmes oli 19 aastat kaitsepolitseis töötanud Aare Vain, kes juhtis Eestis huuletubaka äri, millega 2 aasta jooksul teeniti 2 miljonit eurot kriminaalset tulu. See on 170 000 eurot kuus. Vain koos 11 kaaslasega mõistetigi süüdi. Tegemist oli esimese korraga Eesti ajaloos, kus kedagi on huuletubaka äri tõttu vangi pandud. Ja sellised ei taha tegelikult mida kedagi kuulda, kes kuulda nendest, kes siis paneks paika mingid reeglid. Oli aeg aga, mil kehtisid Eesti kuritegelikus maailmas reeglid ja selle maailmaga olid oma seosed ka Meelis Laol. Meelis Lao, just nimelt 90. lõpus, pakkus ta politseiorganitele huvi. Kindlasti pakkus. Lisaks Anveltile tunneb Eesti kriminaalset minevikku hästi ka Veiko Kulla, kes töötas 90-ndatel eriteenistuses ja politseikomissarina. Ka tema tõdeb, et Meelis Lao jäi politseile kiirelt silma. Kindlasti ta oli politsei huviorbiidis ja eelkõige ma arvan, et just võib-olla oma sidemete ja kontaktide poole. Kas on olemas inimesi Eestis olnud, kellele sa oled kuuletunud? See kuuletumine on vähe selline... No, kelle käske sa oled täitnud? Ei. See on nagu hästi konkreetselt, et selge, et ma ei ole allunud ega kavatse alluda kellegi käskudele. Rain Karlsson on Eesti viimaste aastate parim poksija. Mida paljud ei tea on see, et viimased 1,5 aastat on tema mänedžeriks olnud Meelis Lao. Jah, käib meil lappasid hoidmas ja räägin tal igapäelust ja nagu selline hea inimene mulle. Tead sa üldse, kes ta nii-öelda 90-ndatel? Algul ei teadnud. Aga siis ma guugeldasin ja siis ma sain teada. No mis ta sealt Google'ist vastu tuli? Alllinna liider. Alllinna liider, jah? No midagi sinna käinti. Teda kindlasti minu määratluse järgi allmaailma liidriks pidada ei saa. Sellepärast allmaa liider on ikkagi selline isik, kes organiseerib, korraldab mingisuguse kuritegeliku grupi tööd või suunab mingisuguseid protsesse. Siis minu teada ei ole tema küll kunagi selliste asjadega nagu tegelenud. Ma allilma liidriks teda ei nimetaks. Väga lihtsalt põhjusel, sest liider tähendab seda, et tal on mingisugune grupeering, mida ta juhib. Tõeliste nagu liidrite hulgas olnud isegi küsimusi. Et huvitav, et miks Meelis Laod nimetatakse allmaailma liidriks? Ma arvan, et kõige paremini tema olemusest aru saada. Kuna ta oli koloriitne kuju, siis ühte oma raamatusse direktor ühe turu erastamise lugu, mis on küll ilukirjanduslik, aga ma võin öelda, see tugineb tõesti nüüd sündmustel. Seal ma kirjeldan teda. See on inimene, kes tuli, lahendas probleeme. Kindlasti kogu see lahenduskäik ei olnud nii-öelda tänapäeva mõistes konsultatsioonifirma tasemel. Tol ajal ujuti ikkagi väga segases vees. Tal on küllaltki head diplomaadioskused. Ja erinevate konfliktide lahendamisel on need nii peal kui allmaailmal kui igal pool mujal hinnatud oskused. Ehk ega allmaailma esimene valik ei ole tulistada või tekitada mingi konflikt või rünnak. Esimene valik on ikkagi leida lahendusi, leida kompromisse, leida kokkuleppeid ja sellised inimesed, kes on võimelised neid tegema, sellised inimesed on lugupeetud. 16. novembril ilmus Eesti Ekspressis lugu Tallinna südames klaarib taas asju Meelis Lao. Loos räägitakse kinnisvara arendusest Tallinnas, kus väidetavalt on üht osapoolt läbirääkimistes aitamas just Lao. Kas
sa tänapäeval lahendad ka veel probleeme? Mingite osapoolte probleeme? Prooviks selle sõnastada selle niimoodi, et kui see probleemide lahendamine kuulus ikkagist rohkem 90-ndatesse, aga tänapäeva maailmas äris aetakse see, et peetakse läbirääkimisi ja koos kõlastatakse, lepitakse mingeid tingimusi kokku. See ongi protsess kogu aeg. See on pidev protsess. Sa tahad midagi müüa, sa tahad midagi osta, sa tahad mingisugused asjasi kellegi kokku leppida. See on pidev protsess, kus käiakse, arutatakse üksteise ja kuidas teha seda. See on minu meelest normaalne tegevus. Ma arvan, et Meelis Lao teab seda, et kui see klaarimine ei vasta nendele seaduslikele nõuetele, mis on tänapäeva Eestis ette nähtud. Ta teab väga hästi ka seda, et klaarimine tänasel päeval erineb väga klaarimistest 90. aastatel. Ja kui ta neid piire ei ületa, klaarigu siis. Kuid millega Meelis Lao, mees, keda krooni ajal veel miljardäriks peeti, kuid kes 1997. aasta Venemaa ning 2008. aasta ülemaailmse majanduskriisi ajal suure hulga oma varast energeetikaärisse kaotas, tänapäeval tegeleb. Selgub, et Eestis tal äritegevus puudub ning investeeringute kohta Venemaal ta detaile ei ava. Kui sa praegu kogu oma raha, mis sa oled investeerinud, paneksid kuskil kasti või panga arvele, peaksid tööle minema kunagi? Jaa, vist küll. 26. november, Tondiraba jäähall Number One Fight Show. Ees on Meelis Lao viimase aja ärevaim õhtu. Tema boksija Rain Karlsson sammub esmakordselt profiboksi ringi. Lao jõuab saali 1,5 tundi enne matši algust ja seab sammud koheselt oma boksija juurde. Oodatakse kindlat võitu. Saad seda ära otsi, kauti, et teile kus oled, kui tuleb krampi. Ja ma tunnen ette hästi. Esmapilgu tundubki, et Karlsson teeb endast suurema ja tugevama lätlasega asjad kiirelt selgeks. Kohe avaraundis tabab Karlsson vastast parema käega, saates mehe ringi põrandale. Hetked hiljem tuleb teinegi võimas tabamus. Karlsson võidab lisaks esimesele raundile kindlalt ka teise. Kuid siis hakkab jõud raugema ning meelest lähevad Lao kaasa antud soovitused. Võta rahulikult, ära otsi knockouti. Ja siis juhtubki midagi, mida keegi ei oota. Karlsson saab raske tabamuse ja kuigi soov edasi võidelda on suur, ei tööta keha kaasa. Imekombel suudab Karlsson siiski püsti jääda, kuid lätlase rünnakud jätkuvad. Kaotus on lähedal. Õnneks juhtub midagi, mis Karlssoni päästab. Ta suust kukuvad hambakaitsmed. Matš tuleb katkestada, kaitsmed puhastada ja tagasi suu panna ja see annab Karlssonile piisavalt hingetõmbe aega. Viimases 4. raundis proovib lätlane edasi, kuid Karlsson, kes on kosunud, saab talle enam tabamusi kirja. Lõpuks tulebki Karlssonile debüütmatšis raske võit ja karika annab üle just Meelis Lao. Rain Karlsson! Taastudi ma vaikselt. See algas küll, mis nüüd on esimene raudis lööd ära või kui oota peale piiri värk. See vesitas käib, ma tahtsin lüüa. Sa läksid pingist, tahtsid kohe panna. Algu läks liiga lammega. Läksid jah. Algus, kui seda kohe ära lõid, siis läksid kuidagi liiga. Et oleks rahulikult distantsi peale teha, aga igal juhul, ütleme tegelikult sellise lahinguga ära võita esimene see väga super. See on hea kogemus. Väga super.